lähed, eks ju, galeriisse, vaatad, wow, mis maalid ja vaatad mingit maali, lähed seal, ma olen ka käinud seal Brüsselis, eks ju, Mona Lisa ees, et vaatad, wow, et Mona Lisa, et noh, seal on juba loodud selline aura, eks ju. No ja siis ütleme, et teadlased vaatavad elu samamoodi, et sa võid uurida, et noh, et mis on selle maali nagu, kuidas sulle öelda, millega nagu on maalitud need värvid ja see värvimaterjal, et aja jooksul, eks ju, tuli õli sisse, algus olid nagu mineraalid ja seal ütleme nagu vesivärvid rohkem, siis tulid jah, tõid nagu mineraalid ja siis kui õli toodi sisse, siis see värv püsis kauem peale aja jooksul ja noh, ütleme terve teadus, eks ju, uuritakse, et kuidas pildid paremini säiliksid ja kuidas seal noh, siis restaureeritakse aga ütleme, et niimoodi noh, teadlased, eks ju, arutlevad ja meie ka nagu vaatleme elu niimoodi, et siin on selline asi, see. Aga ütleb mõni inimene, kes seisab Mona Lisa selle maali ees, ütleb, et vau, et noh, võib-olla ta nagu uurinud isegi, ta teab, aga kes see joonistas selle, et see pidi olema noh, et kes see tüüp oli nagu. Ja täpselt samamoodi kogu loomega, eks ju, teadlased seal noh, kuskil seal, aga nad nagu ei saa aru, et noh, et millest see elu algus sai teistel planeetidel, et no lähme algesse, no kus see siis teistel planeetidel sai, et kus nagu alge on, eks ju. Noh, ega inimaju ei jõuagi noh, lõpuni selles mõttes, et ta on ikka liiga väike ja piiratud. Aga nagu sa Mona Lisa ees seisad selle maali ees ja saad aru, et see, kes see joonistas, see peab ikka olema geenius. Samamoodi siis selle loome ees, kogu loome mitmekesisuse ja sa uurid seda, see on uudishimu, inimlik uudishimu, teadlased, filosoofid arutlevad, vaatavad seosed, püüavad leida põhjuse tagajärje, siis nagu noh, mis sünkroonis see põhjuse tagajärg, et see siis karma tuleb sisse ja kuidas elemendid aastajad vahetuvad ja kuidas nad seotud on, energia jäävuse seadus ja nii edasi, eks ju. Et kõik igal tasemel uurivad. Ja ütleme, kunstiinimesed ka, nad üritavad ka nagu vahendada seda armastusenergiat läbi muusika, laulu, pildi joonistamise, teatri, filmide, eks ju, ka nagu seda nagu elu mõista, eks ju. Ja lõpuks ikkagi tuleb see printsiip, et kui sa seisad Mona Lisa ees ja sul natukene noh, huvi on, siis sa hakkad küsima, et okei, ma saan aru, et see Mona Lisa, see nii, aga ma olen huvitatud sellest, kes selle Mona Lisa joonistas, Leonardo da Vinci, et mis see imeline tüüp, et tuleb välja, et geenius, eks ju, kõiki asju tegi. Ja täpselt samamoodi vaadata seda elu kui suurt kunstiteost, eks ju, et sul on uudishimu ja see on nagu lõputu, lõpuni ei saagi, aga see on nagu mingi loogika, kukla loogika, mis on sisse kodeeritud, et see peab olema mingi suur elukunstnik, kes selle nagu maali on joonistanud, kelle noh, ise oled nagu osa sellest, eks ju. Et see on nagu huvitav selline fenomen ja faktor, eks ju, mis on sisse noh, segatud sellesse elusse, eks ju. Et sul on uudishimu, sa vaatled, imestad ja siis tegelikult peaks tekkima huvi, et noh, kas on siis selle taga mingi kõrgem teadus või noh, see alge, et kas noh, kui on elu, kõik on elus, eks ju, noh, see, kes see pildi joonistas, see on ka nagu elus, eks ju. Et noh, kui on nagu noh, mingi asi, eks ju, leiad arvuti metsa alt, siis noh, sa saad aru, et see arvuti keegi nagu lõi selle arvuti, eks ju, pani nagu kokku, et seal taga on nii keeruline mehhanism, et see ei ole nagu lihtsalt nagu tekkinud nagu lambist mingite energiate mängu puhul, eks ju. Energiate mäng ka, aga mingi arukus on seal taga.